tänane proovisõiduauto on Peugeot 408 facelift ehk ta on saanud väikese värskenduskuuri. Väga hea asi on tehtud veel paremaks ja no selle disain, tõeline meistriteos. Alustame sellest, et tegemist ei ole täiesti uue autoga, vaid faceliftiga, ehk siis see tähendab, et mudelit on uuendatud. Siin on rohkem julget disaini, tehnoloogiliselt parem, mugavam, vaiksem. Kui eelmine Peugeot 408 valiti 2024. aastal aastaautoks, siis ma olen enam kui kindel, et nüüd see facelift järgib seda sama joont. Ja mis siis selle uue facelifti puhul kõige rohkem muutus? Loomulikult see esiosa, see disain on läinud julgemaks. Peugeot'le omased sellised lõvi 3 küünt on justkui kriipinud need tuled sinna. GT versioonil on taga Peugeot kiri ja ees Peugeot märk ja võre valgustatud, mis teeb pimedas selle auto väga tuusaks. Meie proovisõiduautol Peugeot 408 on siis uus faceliftile omane roheline värv, mis on tõeliselt pilku püüdev ja see sobib selle ägeda julge disainiga. Ja ma olen enam kui kindel, et see auto ei jää linnapildis märkamata ja isegi avastan tihti ennast vaatamas niimoodi peegelduste pealt seda autot, et küll on ikka ilus. Kui piiluda kopoti alla, siis meie käsutuses on hübriidauto, 1,2 liitrine bensiinimootor ja natukene elektriabi ja sellega tuleb keskmine kütuse kulu selline 5 liitrit, mis on täiesti olematu, tõeliselt ökonoomne auto. Et jah, võib-olla kui sa numbreid vaatad, siis mingisugust erilist sportauto elamust siit oodata ei maksa, aga seest on ülimugav, vaikne ja kogu see disain siin sees tekitab sellise premium auto vibe'i. Ja valikus ongi nii hübriid, pistikhübriid kui ka täiselektriline Peugeot 408. Sõiduomaduste poolest on Peugeot 408 väga mugav. Ilmselt, kes ei ole varem Peugeot'ga sõitnud, siis see iCockpit ja selline kandiline rool võib-olla esmakasutusel tundub natukene võõras, harjumatu ja võib-olla mis üks asi ka harjumatu on see, et kuna tegemist on sellise kupeeliku kerega, siis see tahavaate osa on natukene selline piiratud nähtavusega, aga sellega harjub väga kiiresti ära. Sees kogu see disainilahendus on nii kihvt, on hästi voolujooneline, nurgeline ja see näidikute plokk, see on nagu mitmetasandiline, selline justkui nagu 3D, et need erinevad näiteks kiirus ja kõik läbisõidud, kõik need nagu kuvavad sulle, sa oleksid nagu kinos natukene. Faceliftil on tehnoloogiat natukene muudetud, paremaks loomulikult tehtud. Kogu see ekraani kasutus on hästi mugav, siin on olemas kiirvalikud, loomulikult on olemas ka nupud ning selline kena pulk, millega sa saad oma näpujäljed siit ekraani pealt ära pühkida. Ja kui väljas see auto võib-olla tundub selline pigem natukene väiksem, siis ma ütlen, et sees on siin ikka ruumi piisavalt ja ka pagasiruum on päris mahukas. Et selline väike pereauto võib olla küll vähe sellise julgema disainiga. Peugeot 408 kindlasti ei ole selline nii-öelda rahvaauto, vaid see on inimesele, kes tahab midagi teistsugust, kes tõesti ei taha linnamaasturit ega tavalist sedaani, vaid tahab erilist disaini ja sellist erilist aurat. Kõikidel Peugeot sõiduautodel on suureks plussiks see, et seal on 8 aastat garantiid või 160 000 kilomeetrit läbisõitu. Pluss siis garantiiperioodil kehtib sul ka 24/7 maanteeabi. Ja kui sa tõesti ostad auto pikemaks kui lihtsalt paari aasta tagant seda vahetada, siis eriti hea on selle puhul see, et sa saad väikese sellise 150 € eest endale kilomeetrid nii-öelda juurde osta garantii jaoks. Et kui sul 160 000 läbi sõidetud, siis juba 150 eest saad 200 000 veel sõita. Ja kui natukene rääkida rahast, et palju see kõik maksma läheb, siis GT mudelite hinnad hakkavad seal 33 000 eurost ja see proovisõiduauto on siis kõikide lisadega, mis saab ja selle hind on siin 38 000. Ehk siis siin tegelikult ei oskakski midagi juurde tahta.
aga mis seal ikka, minge otsige üles Peugeot esindused proovisõidule, sest üks asi on see, et mis sa vaatad ekraani pealt või pilte, siis teine asi on see, milline see auto päriselt välja näeb. Et kui ta piltide pealt näeb juba väga äge välja, siis uskuge mind, päris elus on see veel vingem.